Tere õhtust! Hakkame siis edasi lugema oma raamatut. Täna ma loen mitte tavapärasel ajal. Olin ühel koolitusel ja ei saanud tulla külla uueks, aga sellest pole midagi. Ma panin ka eelmise lugemisel siis veel jätkuks selle iseproovimise ülesande avanemine andestusele. Lubasin pildi teha ja siis nüüd tegin selle pildi ka järgi. Aga täna on meil käsil siis tingimusteta armastus. Meie tavapärane suhtumine armastusse on küllalt enesekeskne. Me kingime armastust selleks, et armastust saada. Me kannatame, kui armastust ei ole. Me seame tingimusi, millise vormi armastus peaks võtma. Tervenemine nõuab, et me läheksime kaugemale neist tingimustest ja piirangutest, kaugemale neist enesekesksetest vajadustest, et meie süda ärkaks kartmatusele, andestusele, halastusele, kaastundele ja tingimusteta armastusele. Tingimusteta armastus tähendab, et me ei hoia kinni minevikus kogetud rahulolematusest ega toida hirmu. See tähendab, et me aktsepteerime kõiki meile valu tekitavaid nõrkusi või hoolimatust ja vastame armastusega. Tervenemine leiab aset olevikus, mitte minevikus. Meile pole takistuseks armastus, millest me minevikus ilma jäime, vaid armastus, mida me olevikus ei jaga. See kirjutab Marianne Willemson raamatust Tagasi armastuse juurde. Armastades vabaneme me valust. Armastusest keeldudes jääme valusse. Me peame armastuse elavaks muutma, mõtlema armastades, rääkima armastades, lugema armastades, tegutsema armastades, kõndima armastades, hingama armastades, laulma armastades, puudutama armastades, sööma armastades ja magama armastades. Me veedame väga palju aega raskustele ja valule keskendudes. Seda tuleb tasakaalustada positiivsete kogemustega. Need on olemas. Me peame vaid otsima. Me võime vaadata, kuidas vihma sajab ja olla masenduses, aga me võime ka näha, kuidas taimed saavad juua ja kuidas jõgi paisub ja annab meile joogivett. Kui me seda näeme, võime tänada vihma toidu eest. Valik on meie. Kui inimene seisab surmaga silmitsi, on tema suurimaks sooviks sageli öelda enne surma oma lähedastele, ma armastan sind. Aga selle ütlemiseks pole vaja oodata suremiseni. Ütle endale või kellelegi teisele vähemalt kord päevas, et ma armastan sind. Tee seda kas või iga tund, ära lihtsalt mõtle, vaid ütle valjusti. Kui sa väljendad armastust, muutub see elavaks. Annab sooja, tänulikkust, turvalisust, õdusust ja tervendab. Kui sa ei saa öelda, siis kirjuta. Kirjuta neile, keda sa armastad ja räägi oma tundest. Kirjuta ise endale armastavaid sõnu. Kirjuta armastuslaule ja luuletusi. Täida oma pea armastavate sõnadega. Puuduta armastusega. Lase armastusel enda sees särada, kui sirutad käe, et hoida, hellitada, lohutada. Kui immikuid ei puudutata, võivad nad surra. Täiskasvanud, keda ei puudutata, võivad peast segi minna. Puuduta kõike armastusega, teadvusta endale oma tegevust.
Suhtu kõigesse lugupidamisega. Kõnni armastades, tunneta liikudes oma keha ilu. Tunneta seda armastust, mis on hingamises, luudes, lihastes, veres, närvides, elundites, liigestes ning isegi sõrmedes ja varvastes, sest nad on sulle toeks, kogu su elu ja hoolitsevad sinu eest. Armasta oma keha, täna, iga kehaosa tema teenete eest. See on südame avamine, kui laseme armastuse oma elu igasse rakku ja lõhesse, siis julgeme riskida ja hõlmata tundmatut. Me ei pea oma naabritele selga pöörama sellepärast, et nad on teise nahavärviga või teist usku. Me võime erinevusi aktsepteerida, sest me tunneme ära oma ühise inimlikkuse. Näe hirmu asemel väljakutset, millele võib vastu astuda loova teadvustatud suhtumisega. Hirm sunnib endasse tõmbuma ja teisi eemale tõukama. Ta loob pingeid ning eitab muutumist ja liikumist. Armastus on avardav ja kõikehõlmav. Ta tervitab muutusi kui elu avaldumist. Südame avamine endale ja teistele, see on koju jõudmine, rõõm armastuse üle, mida oleme nii kaua igatsenud. Avatud südame kaudu terveneb kogu olemus. Pisarate tagant avastas ta armastuse, helluse ja olemise täiuse. Tunded, millel tema sisemised kaitsemehhanismid, mis said kunagi loodud enese kaitsmiseks, talumatu kannatuse eest, polnud eales lasknud täielikult avalduda. Paljudel ränduritel tuleb sisemise tervenemise nimel teha see töö. Võtta südamel üks valulik kattekiht teise järel. Elu tuumaks on tingimusteta armastus, mis võiks veel peale tingimusteta armastuse olla see jõud, see energia, mis elu alal hoiab. Vaata, kuidas päike paistab võrdselt meie kõigi peale, olgu me kes tahes. Kui mõistame armastuse tingimusteta loomust, avaneme piiritule tervendavale jõule. Nii. Ja me oleme juba 7. peatüki juures ja selle peatüki pealkiri on kirg ja loovus. Vaata, mille ma lugema hakkasin. 15. Mis täidab sind õhinaga, sihikindlusega, rõõmuga? Leida oma kirg tähendab leida sisimate püüdluste ja soovide väljendamiseks oma viis, mis paneb sind ennast tundma ülielavana. See võib olla midagi päris lihtsat, näiteks korvi punumine või lilleseade, osalemine asjaarmastajate näitetrupis või haiglate külastamine. Esita endale väljakutse. Mine matkama, tegele mägironimisega, asu tööle supikööki, kohtu inimestega ja koge midagi, mis julgustab sind edasi liikuma. Hakka klouniks, tee midagi, mida sa enda arvates kunagi ei teeks. Sa koged vabadust ja rõõmu, mis tuleb sellest, et oled läinud enda seatud tingimustest ja piiridest kaugemale. Olgu su kireks mis tahes, see on oluline osa tervenemisest ja sellele tuleb anda väljendus. Seda tehes edendame oma olemuse loovat ja väljendusrikast osa, mis on aastaid pidanud täitma vanemate ühiskonna ja perekonna nõudmisi ning on nende alla mattunud. Raamatus Rahu, armastus ja tervenemine jutustab Berni ühe loo vähihaigest, kes tahtis lapsena viiulit mängida. Vanemate surve sundis teda viiuli käest panema ja temast sai advokaat. Nüüd, mil see mees oli 50. eluaastates ja seisis ebakindla tuleviku ees, küsis Berni temalt, mida talle tegelikult meeldiks teha. Vastuseks loobus mees oma tööst advokaadina ja pühendus viiulimängule.
Esimest korda pärast lapsepõlve. Tema sisemine olemus ärkas pärast nii palju aastaid kestnud ignoreerimist ja vähisümptomid hakkasid kaduma. Berni küsis, kas me peame ootama, kuni tekib vähk, et hakata tegema seda, mida me tegelikult teha tahame. Liis tundis, et tema elu peaks sisaldama midagi hoopis enamat kui õhtust õhtusse üksi kodus istumist. Ta oli hiljuti lahutanud, lapsed olid suured ja elasid omaette. Ta tundis enda sees valutavat tühjust. Ühel õhtul, kui ta jalutas mööda lähedusest asuvast kirikust, köitsid tema tähelepanu säravad tuled. Asja lähemalt uurima minnes avastas ta rühma naisi, kes mängisid mattidel keeglit. Ta vaatas lõbustatult veidi aega mängu pealt ning jalutas edasi. Järgmisel õhtul koputas Liis uksele üks keeglit mänginud naine. Naine küsis, kas Liis ei tahaks nendega ühineda. See tundus küll tobedana, kuid miski Liisi sisemuses ütles ja. See oli 12 aastat tagasi. Nüüd on Liis maakonna ühe parima keeglivõistkonna liige ja oma keegliklubi president. Ta leidis oma kire. Allpool on mõned soovitused, millega tegelemist võiksid proovida. Ära karda. Tervenevad need, kes on valmis tundmatusse astuma, oma piirangutest, ujedusest lahti laskma. Kunstiteraapia on järgmine. Kunstiteraapia raames uuritakse vorme, tekstuure ja värve kui vahendeid, mille abil saab väljendada sügavamaid psühholoogilisi probleeme. See on tee, kuidas jõuda iseendasse. Et hakata aru saama oma tõelistest tunnetest, eriti neist, mis jäävad teadvuse haardeulatusest välja. On olemas tundeseisundeid, mida sõnad ei suuda haarata. Kunstiteraapia tähendab tavaliselt liitumist mõne õpperühmaga, mille eeliseks on asjatundliku õpetaja juhtnöörid ja teiste sama tee valinud inimeste toetus. Aga me võime sellega tegelda ka kodus omaette, lihtsa vesivärvi või kriidikomplekti ja joonistusblokiga. Kelle asi see on? Milline tulemus välja näeb? Oluline on, et millise tunde see tekitab ja ainus võimalus seda teha on alustada. Maali kõike ja kõiki ja tee seda oma tegevusele mõtlemata. Lase tunnetel maalida ilma omapoolse suunamiseta. Sa võid avastada end maalimas sümboolseid ja unenäolaadseid kujutisi, mitte konkreetseid pilte. See on tore. Alateadvus avaldub väga erinevatel viisidel. Ükskõik, mida sa ka ei kujuta, see väljendab sind, olgu paber täis keerlevaid jooni või täpikesi. Püüa mitte maalida mingit konkreetset objekti, sest see kisub su tunded kõrvale, aga lase neil kuju võtta. Maali vabalt, lase pintslil või pliiatsil lihtsalt mängeldes paberil liikuda. Lase värvidel ja kujunditel endaga rääkida. Hakka tasapisi oma tundeid maalima, oma sisimaid tundeid. Leia iga päev veidi aega, et maalida oma viha või hirmu ja pane tähele, kuidas pildid hakkavad tunnete avaldudes muutuma. Proovi teisi kunstivahendeid ja väljendada samu tundeid erinevalt, näiteks puud, savi, liiva või tekstiili. Proovi maalida iseennast. Võta selleks suur paber. Ja võib-olla tahad abiks võtta anatoomia raamatu, et kõik kehaosad õigesse kohta satuksid. Milline see pilt sinust on? Kas kõik kehaosad on proportsioonis? Kas mõned on puudu? Kui jah, siis millised? Milline on sinu nägu? On see naeratav või kuri? Kas su silmad on lahti või kinni? Kas sellel pildil on ka süda? Kas süda on rõõmus või kurb? Kas sul on maks? Kas see on täis viha? Kas sul on neerud?
Kas nad on täis hirmu? Millised on sinu magu ja sooled? Millise kujuga on käed ja jalad? Kas lihased on lõdvad või pinges? Millised on sinu käelabad? Kas su selg on sirge või küürus? Kas sa nõjatud seljaga millegi vastu? Kas sinu pildil on peale sinu veel keegi või miski? Joonista oma haigust või piirkondi, kus tunned ebamugavust. Maali mõnda stressis kehaosa. Millised kujutluspildid sinu meelde tekivad? Mida need sulle sinu tunnete kohta ütlevad? Kui see on nagu mürk, siis peaksid võib-olla kaaluma raviprotseduuri vahetamist mõne sellise raviviisi vastu, mis tekitab sinus hea tunde. Me ei saa terveks, kui võtame mürki. Joonista neid, kes sind ravivad. Millisena sinu arst paistab? Kas ingel või saatan? Kas ta päästab sind või teeb sulle kahju? Maali või joonista oma vanemaid, õdesid, vendi, lapsi ja abikaasat, isegi oma tööd. Pane tähele, millised kujutised paberile tekivad, millised kujud ja millised tunded ja lase neil rääkida. Spontaanne joonistamine laseb sul heita pilgu sellele, mis sinu sisemuses toimub ja mida on vaja ette võtta. Nii. Raamatus Rahu, armastus ja tervenemine räägib Berni loo väikesest tüdrukust, kes tuli tema juurde suurenenud lühvisõlmede pärast kuklas ja lõual. Nii tema ema kui ka isa perekonnas oli esinenud lümfoomi ja loomulikult muretseti, et kas ka tüdrukul on sama haigus. Berni palus tüdrukul midagi joonistada. Ta joonistas iseenda, aga ka oma kassi, kellel olid väga pikad küüned. Kui vaatasin tema joonistust, mõeldes, miks on küll see kass tema jaoks nii oluline, ajal, mil ta ise on haige, taipasin äkki, et tal on kassi küünistusest tekkinud infektsioon. Proovid kinnitasid mu diagnoosi ja see diagnoos veenis meid taas kord, kui tark on meie keha. Ja selle koha peal ma jätaksin nüüd katki. Mõtle, mul ei ole siin vastukat, aga ma panen siia vahele. Et siin ma jätan katki. Ja loodan, et ma homme saan lugeda. Et õhtut!